tere! Arvage, kus me oleme? Eestis ei ole, me oleme ikka veel Bukarestis. Hakkasime öösel siis 2:30 sõitma hotelli. Me teadsime tegelikult, et lend on tühistatud, aga me tulime ikkagi. Me istusime lennujaamas täpselt 10 tundi. Treener seisid 7 tundi järjekorras, et midagi targemaks saada. Ja lõpuks tuli siis välja, et täna me ei saagi kuskile minna, et pidime olema hotelli hoopis homme. Miks me ei saanud minna? Jaa, Istanbulis on lumetorm. Ja 40 sentimeetrit lund. Jaa. Nii palju. Jaa, täpselt nii palju. Ja võib-olla siis homme ka, et õues sajab lund. Ja me pidime siis tulema hotelli, sellega oli hull jamamine. Meil öeldi lennujaamast, et tulge bussiga ja sõitke täpselt selle hotelli ette. Selle nimi oli Pullmani hotell. Sõitsime nii kaugele bussiga ja siis me vaatasime, et kõigil on nagu tossud jalas ja et ei taha nagu väga jala hakata 2 kilomeetrit sõitma, et võtaks siis takso ja läksime ühte hotelli, et küsida taksonumbrit. Räägi nüüd sina, mis seal toimus. Okei, jõudsime siis hotelli nimi oli Triumf. Vaasime, üliluks hotell ei olnud 2 tärni hotell. Üks naine oli seal retseptsioonis ja siis põhimõtteliselt oli, et mida te tahate siit. Siis me ütlesin, et me tahame taksot tellida ja siis ta ütles, et kuhu kohta. Siis me ütlesin, Pullman hotellist ütlesin, et see on nii kaugel, et siis hakkas meid juhatama, et kuidas me sinna saaks ja mingi, ma ei tea, siis ta oli mingi üliülbe, ütles, et kuna me ei ole teie kliendid, siis me ei pea teid teenindama ja üldse. Teie ei ole meie kliendid. Jah, täpselt. Ja siis, et me ei saa siin mingit taksos ja mul läheks tund aega, et 4 taksot saada, jah. Lõpuks siis Margus ikka sai 1 takso, aga meid oli 16 ja siis me sõitsime niimoodi, et 4 kaupa, 4 tiiru, just jõudis 3. tiir kohale, nüüd on enamus siin, ainult treenerid on puudu. Hanna on nii ekstaasis, teised on nagu natuke kurvemad ja me võib-olla saame siia pikemaski puhkama jääda, sest et ilmselt meie lennuk homme ka ei lenda, sest õues sajab lund. Ja me oleme kõik nii vähe maganud, välja arvatud muidugi Kerli ja Hanna-Liisa, kes magasid terve aja lennujaamas. Ma magasin ka suht. Homme me peaks võib-olla siis peale 10 natuke lennuk minema. Kui halvasti läheb, siis võib-olla veebruariks jõuame koju. Aga eks näeb, hiljem räägime, mis me teeme. Me hoiame teid kursis. Tšau! Kõik on hästi. Stay positive. Aga teil? Kus teil tunne on? Minul on väga hea. Ma jaksiga kas või, ma ei tea, 6 aastani. Tervitaksin koduseid, kes on kodus. Tervitaksin inimesi, kes saavad lennukiga lennata. Kes ei pea 10 tundi lennujaama põrandal magama. Paar sõna Eesti raadiole. Ole midagi positiivset. Ma saaks süüa ja magada ja pesema minna ja koju. Kõige hullem on see, et Pailomad peavad lihtsalt minema homme rongiga Stuttgart. Ma arvasin, see on naljakas, aga okei. Rongiga. Sõidab 25 tundi. 25 tundi rongiga. Asi oleks okei siis, kui me teaks, et homme kindlalt läheb see lend hommikul. Aga me ei saa selles kindlad olla. Aga vähemalt kompenseeriti meile seda lennu ära ja mis sellega, et me saime lennu tasuta vett ja siis saia. Ja võikusid. Kus oli juust ja paprika. Ma ütlen, siin on täidisega liialdatud. 2 sinki ja 2 viilu paprikat. Selles mõttes, et nüüd läks natuke paremaks see, et me siia natuke kauemaks jäime. Nii kõrgel pole ammu elanud. 7.16 ja lõpuks on silt now boarding. Aega võttis, aga hästi sai. Istanbul. Mida me tegema lähme, Ragne? Me teeme Türgi majustuse teist testi. Ega me muidugi ise ei osta, vaid neid saab proovida seal 2 erinevas poes. Ja me ei olegi veel teadanud, et meie lend lükkab üle siin tunni aega edasi. Ja see pole muiduks üldse kindel, et see läheb tunni aja pärast. Võib-olla lükatakse veel edasi. Teate, kus ma käisin vaatamas, kunas lend läheb? Et lend lükkus 2 tundi ja 5 minti veel edasi. Me hakkame sellel ajal sõitma, kui me oleks pidanud võib-olla juba Eestis varsti olema. Agnes! Lend lükkus 2 tundi ja 5 minti veel edasi. Hello, welcome to Istanbul. Kui ma plaksun oli, siis muudame suunda. Siljamaa on nii palav, aga mis siin ikka kaua teha? Töötajad teevad lumesõda prioriteedid, ma ütlen.
Ingrid, mis uudis meil tuli nüüd? Kokkuvõttes on siis meie lend edasi lükatud 7 tundi. See tähendab, et lend peaks siis minema kella 10 õhtul. Aga on selline karvane tunne, et see ei pruugi ka siis minna. Ma tead, ma tahaks koju. Ma tahaks kooli. Ma tahaks kooli. Arvutiaku on tühi näiteks juba, telefoniaku on 18% peal. Aga vähemalt kaameraku on tühi, see on tore. Jah, asi seegi, siis me saame see on kellegiga rääkida. Äkki ei lähe hullemaks vähemalt ilm. Äkki isegi tõstetakse ette lennuk. Luba küll naerda. Tere jälle meie. Meil on üks lause. Trying to stay positive. Stay positive. Ühesõnaga. Pidi minema kell 10. Ja nüüd siis on lend tühistatud. Kuna meil on 3 inimesel ainult ID-kaart, siis lennujaamast nemad välja ei saa. Ja võib-olla me saame veeta öö kõik siin toolide peal. Loora muidugi selgitas välja, et homme ei pidavat Tallinnasse ühtegi lendu minema ja ülehomme ainult üks. See on muidugi kenake. See või ei tehta. Ühesõnaga jah, treenerid on jälle sabas, seisavad, ootavad informatsiooni. Aga me saame 2 tunniks tasuta wifi'd, sest et rahvas läks vähemaks. Enne oli see jutumärgi 20 000 inimest. Samuti on tekitanud selline ootamine suure raha kulutamise. Vasti raha otsas, toiduks enam ei jätku. Ega praegu pole toidu peale väga raisanudki. Kui me oleks teadnud, et me nii kauaks siia jääme, siis me ilmselt oleks pooled osad tegemata ja siis rohkem söögi peale panustanud. Ei tea. Kas oleks? Delfis oli jah kirjas, et kui oled Istanbulis, siis saada vihje neile. Saatsime neile väljalõikeid minu blogis. Lisaks tegime ka selfie. Aga kõige toredam on see, et me peaks ka kunagi Tallinnas jääma, siis ma loodan, et me ka nagu koti kätte saame. Sest see passib siin, ma ei tea, kus kuradi. Ma arvan, et see on terve aeg lume käes olnud. Siin olid ühed kohvrid niimoodi akna all, täpselt seisid 3 tundi lume käes ja pärast oli siukene lumekiht kõikidel kohvrite peale, keda see huvitab. Meil siin töötajad mängivad õues lumesõda, nii et noh, kes neid kohvreid viitsib siin puhastada. Vaadake 8. maailma ime, üks lennuk sõitis siia ette ja kohvreid pannakse peale. Ütleme Kertugulis 2 linna, kuhu me kunagi enam lennukiga ei lähe. Minul on esimene linn Bukarest. Teine linn on Istanbul. See võime meil koos olla. Kui mitte 2, eks ole. Äkki läheb õnneks saame 2. Äkki läheb õnneks saame 2. Nagu eritest läheb. Võtame viimast sellest koosolduda. Viimane koondise reis läheb ikka täie raha eest. Pikaks, et sa ei kujuta ette. Rip in peace. Rip in peace everybody. Teeme terve lennujaga Mannequin Challenge. 20 000 inimest. Mis seal on siis? Mis kõige suurem Mannequin Challenge üldse? Nemad 2 jäävad siia koos Valdoga, et sina ei jää. Kadri ka või? Jaa. Kes on Stay positive. Kell on siis 9:30. Läheme sööma. Meile saabus ootamatult külaline. Me tulime ka ikkagi lennujaama ja meil tekkis väike konflikt meie kolleegidega. Ja me ei suutnud enam taluda nii palav on ja nii õudne on ja me ei tahtnud enam olla seal. Mis kell öörahu on? Ma tahan sulle solli ära. Aga? Võt, kui kurb lugu. Anna mulle 2. Juumul on süda tõesti paha. Täna veedame siis Istanbuli lennujaamas. Loodetavasti saame hommikul siit korralikult välja ja homme õhtul juba maandame oma pehmetes voodites. Kirjaarvestus on liiga palju olnud. On küll tegelikult. Konkreetne masendus on teha praegu. Mu energiavarud on miinustes. See on siis see koht, kus me magame täna öösel. See on 5 tärni luksushotell, vaadake. Super ööbimiskoht. Nii, siin on meil siuksed imelised võimalused nagu näiteks laadimispistikud, prügikast ning omaenda private bathroom'id, vaadake. Siin on täitsa mugav magada ju, king size bed. Väike vlog veel enne magaminekut. Siin on siis minu voodi, need 5 pinki. Seal on Kerli, siin on Agnese ja Anna-Stiina voodi ja siin on Kadri. Sain omale padjaks mõnusad asiksi dressid, mis mul jalas on olnud muidu. Siis külje alla pehmenduseks panen oma jope. Siis Kerlilt sain suure lunimise peale ka ühe teki, sest tal oli endal teine kaasas, jumal tänatud.
ning ma ei tea, ma väga ei nurise, sest et kellel ikka on hommikul ärgates ja magama minnes selline vaade. Natuke lärmakas on, aga ega seda väga parandada ka ei saa, sest et ma unustasin oma kõrvaklapid kohvrisse. Aga jah, siinkohal lõpetame, meie läheme magama. Meile tulid sõbrad tulid tagasi. Nüüd on kõik peavad siin ikka jõudma. No jumala katkis autost juba. Läheb minna. Annab tuld. Kas sa liiga tuleb siin ka välja? Vaata, kus tõmbab nüüd. Väike hüpe. See kapot. Oi. Kuhu sa lähed? Oi. Toome oma piletist ära, ja siis kõigepealt oli juba passikontrollis, kuna Adriin ja Keril oli ainult ID-kaart, siis nemad ei saanud, et see on maha. Ja läksin... No kuule, ole võid. Ja siis jõudsime sinna leti taha ja me kartsime täiega, et öeldakse, et ei saa siit. Ja siis ma oleks küll mõelnud, et okei, et mulle aitab sellest reisist ja ma lähen jala. Et lähme sinna passikontrolliga siia tagasi. Ja siis Agnes läks esimesena, on ju. Sai läbi, kuigi meil oli vana eilne pilet, on ju. Ja see mees lassi läbi. Siis lasi minu läbi, on ju. Siis ma jäin sinna ootama, annasin, et annastin all pool teised piletid kaasas. Ja siis ta ütles, et ei saa, on ju. Siis ma pidin tagasi minema. Ja Agnes ei saanud enam ära, kuna ta oli juba käinud ka seal, kus ta läbi selle turvaväravate tuli. Ja siis läksime meie, võtsime teeme check-in'i. Ja lõpuks suvatsiti meile öelda, et on siuke masin, millega saab 2 minutiga tehti. Ja siis me tegime, aga ainult Agnesele jäi tegemata, sest tema passi meil ei olnud. Ja siis juhtuski nii, et meie tulime siia ja Agnes on nüüd ikka veel kodunud. 25 tundi tagasi hakkasin. See on ebareaalne. Ja enne seda muidugi, ma ei hakka isegi liialdama, aga ma magasin 3 tundi ja enne seda ma magasin ka 3 tundi. Ehk siis 3 ööpäeva peale olen maganud 6 tundi väga ja saavutis. Mul on jalad jumala läbi kõndinud, sest ma arvan, et ma olen päevanormi raudselt täis kõndinud. See on nii pikad. Mul on maru veidi laiend. Üks lennuktus. Eesti järgi 6.14. Olen maganud mina isiklikult 3 tundi ja lennujaama koolidel, mis ei olnud just kõige mugavam variant, aga siis selleks. Et meie lend oli juba tund aega hiline, ehk siis 45 praegu selle kellaaja järgi. Aga positiivne on see, et Türgis on kõvasti vähem tööstandava lende kui eelmiseks ajal. See annab elulootust natuke. Hommikusöök on õhtust targem. Tahad sinna samasse minna? Lend läheb meil siis 11.45 hetkeseisuga. Me loodame, et me saame, et see lend läheb sellepärast, et Türgi käsipallikoondis sõidab samuti Tallinnasse ja homme mäng. Et äkki kõik saame koju. Ja kui see lend nüüd läheb 11.45, siis me jõuame ilusti Stuttgardi või sinna Frankfurdi lennule ka, nii et no problem. Inimesed, me saame koju. Elu on ikka ilus. Elu on lill. No tegelikult ega ei tea veel, kas saame. Suurim areng vist sellel Istanbulis olemisel tundub. Ütleme nii, et loodame, et see on meie viimane vlog. Jaa! Tervist! Koondise reisist on möödunud juba mitu päeva, aga jäi mainimata tõesti see, et meie pagas tagatipuks ei jõudnudki Tallinnasse. See oli muidugi imeline punkt meie imelisele reisile. Kui juba midagi valesti läheb, siis läheb kõik valesti, nii ka juhtus. Sellel hetkel ei olnud aega ega võib-olla ka tahtmist siis filmida seda emotsiooni, mis seal lennujaamas tol hetkel oli, kuna Kohilamaad pidid niikuinii edasi minema otse Stuttgarti ja muidugi olid mängutossud, põllekaitsmed, varukad, kõik oli all pagasis, mis oli tol hetkel ilmselt Istanbulis. Mõtlesime, et filmime seda siis, või no räägime sellest siis, kui olime jõudnud tagasi Stuttgartist ja kui Agnes küsis sealt pagasi leidmise kohast, et kas on lootust tagasi saada pagasid, siis öeldi, et poole tunni pärast tuleb üks lend Istanbulist, millel suure tõenäosusega on peal ka meie pagas. Mõtlesime, et filmime ja räägime siis sellest, mis meil juhtus, aga vajutasin valet režiimi ja tuli ainult pilt. Ma arvan, ma vajutasin valet nuppu sellepärast, et ma olin lihtsalt, me arvasime kokku, me olime 5 ööd magamata täiesti, ärganud ebanormaalsel ajal. Aga noh, võib-olla ma olen lihtsalt ka natuke lihtsalt loll. Aga teine video, kus pagas lõpuks saabus, see jäi peale ja jätakski selle siis lõpetama
meie reisivideot, seda kadalippu, mida me läbisime. Aitäh, et olite meiega! Aitäh! Oh, see on Silvi oma.